Hea müügiminutite vaataja ja kuulaja. Ma soovin sulle esmalt kõige mõnusamat 5. müüginädala algust. Ja mul on täna tohutult hea meel olla külas ühel oma mentoril. Oma tõesti inimesel, kes on minu elus väga palju pisikesi asju nihkuma lükanud või liikuma lükanud. Ja mul on siiralt hea meel olla külas Peep Ainul ja Peep on kutsunud mind oma koju selleks, et müügiminutit intervjuu teha. Tere Peep, aitäh sulle. Tere hommikust. Ma pean sulle kohe alustuseks ütlema, et ma lugesin läbi su raamatu Keset elu ja see siiralt kõnetas mind. Ja see kõnetas mind võib-olla peamiselt sellepärast, et ma olen varsti saamas 40 ja lugedes seda, kuidas sina võtad tagasi kokku oma 40 kuni 50 ja 50 edasi mõtteid, siis see mingis mõttes annab ka mulle teeraja ette või annab mulle mõtteid, millega ma pean iseendast tegelema. Et väliselt oskame me kõik igasuguseid situatsioone hinnata, sisemiselt on nagu hoopis keerulisem. Kõik päris ei oska. Kõik päris ei oska, väljast vaataja nagu nii ei oska. Targemad oskavad. Kogenumad oskavad. Nii, hea lonks kuuma kohvi. Ütle mulle, Peep, on olemas ainult üks Peep Vain? Tegelikult on üks veel. On või? Päriselt? Väga imanud. Selge. Ühesõnaga... Ma olen imal üllatanud. Üks on veel, selle mõttes, et huvitav. Ühte välja näeb, läks talle külla üks päev. Vaataks. Mul ta number olemas, kus selles. Ma pole helistanud siiamaani. Väga hästi. Ühesõnaga on olemas üks Peep Vain, keda rahvas teab ja armastab. Võib-olla mõni vihkab ka. See on okei, ma arvan, et artisti puhul on see alati nagu loomulik pool. See on igaühe õigus, ütleme suisa. Jah. Ütle, mis su fenomen on? Mis see sinu X-faktor? Kas sa mõtled seda, milles see seisneb? Või sa mõtled, mis seda põhjustab? Mis seda põhjustab? Jaa, parem on vist küsida, mis seda põhjustab. Aga võib-olla enne peaks ikkagi nagu, ma võiks enda poolt öelda, et kui ma küsin, mis see fenomen on, siis ma peaks küsima, mis ma teen või mis minuga koos juhtub. See on nagu toote müügi juures, et mis omadused tal on ja mida see põhjustab, eks? Täpselt nii, et minu küsimus, ma täpsustan küsimus seda, sa oled mõjutanud väga paljude müügiinimeste ja loomulikult ka tegevjuhtide ja muude toredate inimestega, minu fookus müügil, väga paljude müügiinimeste elu. Sa oled aidanud neil areneda. Mis on see sinu asi? Kuidas sa neid oled suunanud, toetanud? No ma mõtlen, hakkan pihta, et mis juhtub, kui ma oma tööd inimestega koos olen teinud, et siis kui hästi lapselikult väljendada, siis inimestel hakkab nagu parem. Nad usuvad endasse rohkem, nad meeldivad endale rohkem, nende amet, näiteks see müügitöö tundub nendele nagu lugupeetavam ja väärikam kui ennem ja neil tekib selline nagu õhin ja tuhin ja selline suurem eneseusk ja hakkama saamise vaimustus. Ma arvan, et see on see fenomeni nii-öelda selline lõpptagajärg, eks, et aga mis seda põhjustab, siis kui näiteks erikoolitustest alates müügist rääkida, siis võib-olla see, et ma olen neid asju, mida ma koolitan, ma olen neid asju ise teinud, ma olen neid raskusi läbi kogenud, ma olen neid raskusi ületanud üldiselt üsna hästi ja ma arvan, see annab inimestele lootust, eks, et see tekitab selle. Ma käin Big Bandi proovis ja seal on üks 70 mees, üks tore mees, ja siis ta käis mul sellel raamatu esitlusel, kus ka sina käisid ja ta mängib seal Big Bandis, eks. Ja siis ta tuli mu juurde eelmine nädal neljapäeval ja ütleb, et ma vist ammustasin läbi, eks. See on see sama küsimus, mis ma kohe uudishimulik, et mis siis see on, eks. Ja tema ütles väga lihtsalt, et ma lugesin su raamatut ja istusin seal saalis ja muidugi ma ennem vaatasin eemalt, kui ma sind ei tundnud, et ei tea, kas on õige värk või ei ole. Ja ta ütles, et aus värk, tema sõnul see fenomen oli see, et see nii nagu, et see, mis ma nagu välja panen, see on ka see nii on, eks. Okei, ehk siis kaup on aus. Jah, et see oli tema nagu, see oli tema ja mulle meeldis see, et tõepoolest, et ma meile mõtlesime, et ma peaaegu et ei teeskle, mida vanemaks saan, seda vähem tunnen vajadust nagu kuidagi nagu olla keegi teine või olla rohkem, kui ma päriselt olen. Ja ma arvan, et inimesed tunnevad selle ära. Ehk siis autentsus selles mõttes, et väga hea.
kuule, sa seal samas raamatu esitlusel jäi mulle kõrva üks sõna. Sa kasutasid sõna, et kuidas iseennast nimetada. Sa ütlesid välja, et sa võiksid öelda, et sa oled lootuse kaupmees. Sa praegu just ka esimese mõtte juures tõid välja eneseusu. Ütle, kas see on üks peamine komponent müügiinimese puhul, ehk siis tal on vaja kahte asja, eneseusku kindlustada ja lootust, et ta suudab väga-väga head tulemust mõelda. No, muud asjade seas. Ja loomulikult on tarvis sellepärast, et müügitöö, eriti raskemat sorti müügitöö on selline, kus siis neid tõkistusi ja tõkkeid ja ebaõnne tuleb niivõrd palju, et kui seda nagu endast sisemist lootust või eneseusku püsti hoida ei suuda, siis on väga loogiline käega lüüa üsna ruttu. Et selles mõttes küll, jah. Kas kui sa vaatad tagasi sinu käed on läinud nii palju müügiinimesi läbi, on ju. Kas eneseusk on midagi, mis väga paljudel oli puudu? Kas see on see, mida sa süstisid? Tead, ma ei tea ausalt sellest, et kas kellel kui palju puudu oli. See on ka asi, mida me ju tahame, nagu, mida me tavaliselt välja ei näita võõrale. Kindlasti. On ju, me tahame eriti müügis, selles mõttes, et see, miks ma ütlesin muude asjade seas, siis ikkagi selline enda erialane ja ka tootealane kompetentsus, sellised nagu põhiasjad ja protsessi mõistmine, seda protsessi juhtida enda kliendi kasuks nagu tööle panna, see on justkui nagu selline kõige alus, ma arvan, ja sinna juurde veel tööd teha, eks selle. Ei, ma silma selleta ka midagi juht. Ilmselgelt. Ja need on ikkagi 3 asja kombinatsioon, nii et ainuüksi eneseusuga ikkagi väga kaugele ei purjeta minu arvates. Et sa võid olla küll väga kindel endas, aga kui seda töökomponenti... Kui ei oska teha, eks seda, või kui sa ei viitsi teha, siis unust ära. Siis enesuska ei aita üksinda. Väga hea. Muide, tähelepaneks seda, et ma omal ajal kuulsin, nüüd ei ole kuulnud, palju enda klientide käest noorte kohta, kes tulid müüma Ameerikast raamatuid pärast esimest suve. Ma mäletan täpselt, mis tunne pärast esimest suve tulla tagasi. Sul on korraga tunne, et sa oled palju suurem ja siis nad võtsid päris töökohtadesse neid noori prooviks tööle. Enamik ei saanud hakkama. Aga miks see nii oli? Ma arvan, et see oligi täpselt, et eneseusk oli nagu väga suur, aga need muud komponendid, eriti teadmised oskused, ei tulnud järgi. Ei tulnud järgi, on ju. Ja selles konkreetses keskkonnas, see toomüük oli seal ikkagi selline konsumerimüük, eks ole, tarbijatele, aga business to business keskkonnas. Projektimüük on ju. See nõuab hoopis teistsugust lähenemist. Ja see kõlab nagu klišee, aga see tegelikult nõuab ka teistsugust lähenemist. Ma olen suga täiesti nõus. Sa rääkisid raamatus U-kõverast ja U-kõvera, ütleme, arengu erinevatest etappidest. Sa oma raamatu esitlusel ütlesid ka ja see pani mind väga mõtlema, et kui me oleme noored, siis meie keha on tugev. Vähemasti enamusel on, kui sa natuke trenni teed. Siis meie keha on tugev ja kui hakkad vananema, siis ütleme 50. vestapostil võib juhtuda see, et keha loogiliselt hakkabki nõrgenema. Ja kui vaim sellel hetkel ei tugevne või ei saa tugevamaks, siis sa ühtlaselt lähed nagu, siis teist otsa ei tule. See pani mind väga palju mõtlema, sest et müügiinimesed kõik teavad ka, et enda vaimuga tegelemine on ju. See on väga nagu kriitiline kriteerium. Ütle, kas kui sa praegu vaatad oma U-kõverat, on ju, sa oled all ära käinud, võiks öelda, kas sa nüüd tahaks loota, et kas sa nüüd oled selle teise pool ülemises otsas või sa alles teed seda alumist jõnksu ja hakkad liikuma teise pool. Peaks ennem ütlema pealtvaatajale, et millest jutt käib, et jutt käib inimese elu rahulolu kõverast, mis siis justkui paljudel elu keskpaigas teeb sellised jõnksu nagu läbi, et 40-50 vahel läheb ta eri põhjustel nagu madalamale, tekib selline endast kahtlemine ja paljud nimetavad seda keskea kriisiks ja siis mida nad paljud ei tea on see, et kuskil mingi pärast neid läbi tehtud kriise, auga läbi tehtud kriise läheb see eluga rahulolu paremaks, nii et on lootus. Ja mitte lootus, on hard evidence, ehk seal on nagu uuringute tulemused, mis näitavad, et see eluga rahulolu vanemaks saades vastu noorte inimeste reeglid nagu üldlevinud arvamust läheb hoopis nagu ülesse.
et siis nagu vanusega eluga rahulolu ja siuke õnneindeks justkui läheb suuremaks, mitte väiksem. Sellest käib jutt võib-olla. Ja, see on väga oluline detail, jah. Ja selle nurga alt mina küll loodan, et kaugeltki ei ole veel selle rahulolu kõvera tipus, vaid et kui, nagu ma selle raamatu esitlusega ütlesin, et eesmärk on justkui summaarset kannatust vähendada. Seda annabki teha ainult niimoodi, et kuidagi nagu hoida küntega kinni selle keha nagu lagunemisest või sellele vastu töötada aktiivselt ja samal ajal oma sisemaailmas jõuda järjest sellise nagu rahulikuma seisundini või väiksemate kannatusteni, siis see sisemiste kannatuste kadumine on suurem kui väliste kannatuste juurde tekkimine, nagu see on nüüd targalt majandada. Et selles mõttes mina usun küll, et see, kuidas mõtlen, heas mõttes neutraalsus või kõigutamatus, stoilisus või selline, et need ikkagi vanusega, mida mul loodetavasti on veel antud mitukümmend aastat, eks ole, et see võiks ikka paremaks. Rühib ülespoole. Muidugi, eks ole, vastasel juhul oleks ju kuidagi nagu ei, ma lihtsalt mõtlesin seda, et kas sa oled praegu oma õnne tipul selles mõttes, et sa näed, et väga palju enam ülespoole. Ei usu, ma mõtlengi, et mingid asju on veel teha, eks ole, mingid suhted on veel luua. Võib-olla mingid mateeriat on veel luua, nagu ma rääksin majast näiteks, eks ole. Aga kõige rohkem ikkagi see, et liikuda läbi elu niimoodi, et on praktiliselt iga asja suhtes on chill olla. See on ju see. Aga kes meist seda ei tahaks? Kes meist seda ei tahaks? Aga minul näiteks täiesti chill veel ei ole, eks? Mul kaugelgi sellest, ehk siis ma olen nagu sellel teekonnal alles, ma ei tea, ma ei ole isegi poole peale jõudnud sellel. Et ühe külje pealt see on ikka huvitav paradoks, et mida rohkem vabadust ja võimalusi, seda rohkem on võimalik elu timmida nii, nagu sulle endale sobib. Meeldib selle. Teise külje pealt võiks olla see, et ja mida vanemaks saad, seda rohkem see, et sobib nagu igate moodi. Mõtle kihvt on see, et sulle igate moodi sobib, aga sa teed täpselt nii, nagu sulle vaja ja kui midagi nagu metsa läheb. Siis on nii. No see ka käib. Sa panid, jällegi mulle jäi raamatust kõrva selline asi. Moskva olümpiamängudel vist öeldi, et terves kehas terve vaim on ju. Siis üks tore Eesti psühholoog, keda ma ühel konverentsil kohtusin, ütles, et tervel vaimul terve keha. Ja sa tegid sellest kõige parema sõnastuse. Selleks, et vaimu oleks lihtsam ravida, on tähtis tegeleda oma kehaga. Minust on see geniaalne kokkuvõtte sellest, mille mina võtsin ka oma uue aasta, ütleme, et siis eesmärgiks on ju. Et keha peab olema sellepärast terved vaimuga oleks lihtsam tegeleda. Muidugi, jah. Kunagi öeldi veel niimoodi, et terves kehas, see oli vene ajal, et terves kehas terve viin. Ka hästi öeldud. Vaadin ette mõtleks. Liitrine siis. Nii. Väga hästi. Ütle nüüd, sa täna kindlasti vaatad müügiinimesi mingi perspektiivi pealt. Sa näed oma vanu kliente. Müügijuhte, müügidirektoreid, müügiinimesi, nad on oma arengus kuskile jõudnud, sa näed ka peale tulevaid noori inimesi. Kuidas sa täna müügiinimest vaatad? Ma pean siin sulle pettumuse valmistama. Ma ei näe eriti neid, jah, et vanu kliente ma näen, aga ma näen, et nagu teises kontekstis nagu müügiasjadest väga ei räägi. Need juhtimisteemad mind eriti huvita. Ma katsun isegi selle kohta mitte küsida. Sest kui ma küsin, siis läheb kohe jutuks. Vastus ära kuulama. Ma küsin sõprade käest, kuidas neil nagu töö juures läheb ja niimoodi. Aga ma tarbijana seda ma võin küll öelda, mis ma nagu tarbijana näen teeninduses või kauplustes näiteks, sest et sellist tavamõistes ma ei puutu kokku müügiinimestega, välja arvatud, kui keegi poes pakub midagi, näiteks selle LHV tüübid seal püüavad midagi Starmani või Elisat müüa, eks selle näiteks. Siis ma kuidagi kas teen näod või märka või ma pöördun ja küsin, mis värk on ja paaril juhtumil olen ka heatahtlikult, olen paar nagu suulist andnud või niimoodi. Aga küsimuse juurde tagasi, ma nagu märkan seda ja ma natuke kardan kõlada sellise vinguva vanamehena, kes ma veel ei ole, eks. Aga mind on viimase paari kuu jooksul ikkagi just mitu sellist ebameeldivat situatsiooni tekkinud.
Just müügi ja teeninduse. Absoluutselt, see on üks ja sama tegelikult. Ma vaatan 25-aastaseid inimesi ja nad on kuidagi, ja see meenutab mulle sellist taasiseseisvumise algaastaid, kus on selline Nõukogude Liidu mentaliteet. Ta tuleb tänapäevaste noorte juures, on taas tõstnud pead selline nõukaaegse teenindaja mentaliteet, mitte kõigil. Ja arusaada, ei loomulikult. Enamikul ei ole muide, aga ütleme, et üksikud näited on nagu nii, tahaks öelda, et nagu mida sa teed? Kus me siia sattusime nüüd, eks et nagu et seal on selline nagu selline ükskõiksus ja isegi natuke selline väike vainulikkus ja et teatud kärsitus. Üleolevus, eks selle ka, et kui see nagu ja need, ma võiks kirjeldada siin 3-4 juhtumit kohe, mis meile tulevad, aga ma ilmselt nagu, et ei hakka seda tegema. Ja kui sa küsisid, mida neile öelda võiks, siis tahaks öelda, et nagu tahtlikku suhtumist rohkem paluks, et see ei ole nii keeruline või kannatlikkust või just sellist seda, mida me omal ajal ka nende müügikoolitustega hakkasime pushima, et see kas või niisugune tobe asi nagu et kliendi taktis liikumine ja isegi tahaks öelda kliendi mõnes mõttes nagu selliseks rumalate naljade, tobedate naljade üle nagu kaasa tulemine. Ja see peab nagu kõva häälega naerma, aga see peaks vaatama ka, mis see oli. Siin võib üritama. Nii nagu ostsin ühte toiteplokki oma tütre arvutile ja me ei kumbki teadnud, mis see täpne mark on, eks ole. Ja siis nagu mina ajahtan lapsi asju, eks ole. Ja siis tüüp läks jumala närvi, ütles, et kui mis arvuti teil on, eks ole. Tuled siia ja kuidas te ei tea, te ei suuda isegi öelda, mis te arvuti mark on. Kui ma oleks ammu öelnud, kui ma suudaks, siis pahandad, ma helistan pojale ja küsin tema käest, ta on samasugune, eks ole. Ja siis saime ikka selle ploki välja, aga selline nagu kannatlikkust nagu vähe. Ma lugesin eile huvitavat asja. See oli mingi välismaa uuring, kuidas need 2000 paigus, täna umbes 20-sed, kas need töölt ära lähevad? Nad ei kirjuta lahkumise avaldust ka. Vaid lähevad lihtsalt, jaa, ma olen ka kuulnud seda, lähevad minema, siis ütlevad, kuule, minu poolt kõik. Sotsiaalmeedias on anonüümne ja seal on siis võimalik niimoodi lihtsalt nagu vesi peale tõmmata ilma mingit tseremooniada, siis öeldakse, et nad ütleb, ma homme ei tule, nad lihtsalt ei tule, eks. Ok, istud kodus jõud hommikul kohvi mõtled, oleks pealt täna tööle minema, ei lähe, sest et teile pettusin. Väga hea point. Kuule, kerime minu lemmikvaade, kerime aega tagasi. Kui sa täna vaataks ja sa mõtleksid, mida sa soovitaksid 40-aastasele Peep Vainule, mis see soovitus oleks? Ma mõtlen, et ja mida ma soovitaksin ka endale praegu. Ja ka kindlasti mulle järgmiseks 10-ndiks. Ja 60-aastasele Urmasele, eksele või Peebule. Et ma 40 oli niisugust masu ja paar aastat hiljem ma lahutasin oma abielu. Et ma ütleks, et selliste raskuste üle ei maksa üllatuda, hämmastuda ja solvuda ja vihastuda. Tulevad siis tulevad ja nad tahavad mööda. Tol hetkel, kui sa oled selle nagu pea on vee all, siis on nagu raske, kui keegi sulle meelde ei tule, et kuuled mees, et selle läheb mööda. Sa pead selle kuidagi nagu rahulikult ära kannatama, rahulikult ja targalt sealt nagu läbi laveerima. Nagu ma ütlesin selle raamatu kohta, et see on üks moodus nagu kesk- ja raskustest terve nahaga läbi laveerida. Ja just selline pool, ja siis ma mõtlesin, et kui teha nagu teisi mõjutavaid otsuseid ja tegusid, siis neid tuleks teha võimalikult nagu heatahtlikult ja ettevaatlikult ja hoolivalt. Sellepärast, et kui sa oled vastutustundlik ja teadlik inimene, siis sul tekib hiljem tahtmine neid vigu parandada. Aga nagu kõik vead nagu tasub elus ikkagi ära parandada. Et ei jääks lahtisi otsi ja süütundeid kriipima, eks seda. Ja siis sellele 40-aastasele ma ütleksin veel seda, et tasub veel kiiremini ja veel sügavamalt nagu endasse vaadata. Ja mis me täna hommikul enne seda salvestust just see jutuga alustasime, et väline heaolu või siis ka sisemine areng, eks ole. Et need sisemised arengud on ikkagi need, mis seda kannatust ja heaolu, kannatust vähendavad, heaolu parandavad, suhteid parandavad, enda suutlikkust
suhestuda maailmaga ja raskusi ületada ja tegusid teha nagu parandavad, nii et selline eneseteadlikkus nagu sa ise tõid välja enese nagu varjatud vaevade nagu remontimine, parandamine, et sul ikkagi oleks võimalikult nagu kerge olla ja võimalikult jällegi läbi elu minnes seda kannatuste määra nagu vähendada. Vaevade raskustunde, sellise nagu plindris oleku, kõikide nende asjade, kannatused on natuke nagu imelik sõna, aga valu ja piin ja võib-olla eesti keeles on vist raskus. Et mõtlesin, et kuidas nagu mõõta oma kannatuste määra, ongi see, et mis tundega sa hommikul tööle sõidad või koju, eks ole. Kas sul on nagu siukene nagu kerge olla, mis on raske olla, kas sul on nagu süda hinganud kui raske või niisugune nagu või on neutraalne kipub tunduma nagu raske, aga tegelikult ei ole. Nii et väga hea, kuule, et ütle, kas sa oled muga tulevikus kunagi müügiinimeste ees suurel laval ka veel või oled sa, et sa oled täna nagu mängid pilli, kas sa nagu ei võib küll, et selles mõttes, et ma arvan, et pigem aga see, kas ma tahan nagu müügi tööst rääkida, seda ma ei tea, et võib olla, aga tõenäoliselt mitte, eks, aga seal on palju muid elemente, millest võib müügiinimestega rääkida, mis ei puuduta otseselt müügitegevust, eks ole. Aga kui ma mõtlen üldse kirjutamise peale, siis meil on ikkagi Urmas Purd ja Timo Reinuga, kes olid kunagi mul koolitusfirmas partnerid ja nüüd on Pipedrive'i asutajad. Kunagi oli jutt, et peaks müügiraamatu kirjutama, et nagu ja ma ei ole kindel, kas me teeme seda, aga miks mitte? Ma võin öelda, et ma olen 3. peatüki juures oma müügiraamatuga ja ma panin sinna stopi peale ja mõtlesin väga lihtsalt selle peale, et mul ei ole mõtet seda uuesti kokku võtta, mida viimane 10 on tehtud. Ja ma pigem ootan, nagu vaatan, mis edasi saab, kus see paradigmaga nihe toimub, kus kohast murrab läbi, mis on järgmine nagu nägemus. Sest et seda, mida me oleme 10 aastat teinud ja mida me teeme kindlasti edukalt ka edasi, seda on võetud tohutult paljudes raamatutes erinevate nurkadelt kokku ja mulle tundub, et seda veel kord kokku võtta ei ole lihtsalt pointi, Seda ma ei tea, mis sinu täpne point on, aga ma mitte ainult selleks, et vastu vaielda, aga võib-olla et julgustada, ütlen, et iga nagu põlvkond vajab omi ütlejaid. Seda kindlasti. Ehk siis see on hea point. Ja mina ei tea, et Eestis oleks ilmunud Eesti autorite poolt rohkem kui vist see Tarmo Tamme ja Eike raamatut 2 või 3 tükki, eks ole, et see on ju pehmetades väga vähe, polegi. Nõus. Selles mõttes, et minu soovitus, mida sa palunud ei ole sulle, on see, et kirjuta valmis ja vaata, mis saab, eks. Kirjuta, ma arvan, et see minu selle uue raamatu Keset elu saamine oli ka see, et ma kirjutasin mingi 3 sellest valmis ilma vähimagi teadmiseta, kuhu ma seda avaldan. Nii et mõtle läbi, mis sul öelda on ja pane kirja, eks, et siis saad kas või koolitusele kasutada oma formuleeritud mõtteid. Aitäh sulle selle soovi eest, selle mõtte eest. Igal juhul kõigile toredatele müügiinimestele, kes te meid üle Eesti ja ka teistes riikides vaatate, ma siiralt loodan, et Peebu mõtetest oli teile kasu, paneb mingi mõtte jällegi kuskil peanurgas tööle. Me kindlasti kohtume teiega järgmistes müügiminutites. Aitäh sulle, Peep! Aitäh! Ja tšau teistele!